Vähemalt autofirmade arvates hakkab ilmselt majanduskriis läbi saama, sest viimase poole aasta jooksul on turule toodud terve rida selliseid nišitooteid, hot hatch'e, nagu neid nimetatakse, nagu Renault Clio RS, Ford Fiesta ST, Peugeot 208 GTI ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ka meie tänane imetlusobjekt on samasse seltskonda kuuluv Seat Ibiza tippversioon Cupra. Lähme siis vaatame, mida on sellel autol meile pakkuda. Välimusest rääkides millestki väga erilisest raporteerida ei ole. Mõõdukalt konservatiivse disaini kõige eredam külg on ehk siin allosas asuv difuusor ja trapetsikujuline summutiotsik. Esiosa LED päevasõidutulede selline altkulmu põrnitsev pilk sobib sellisele äkilisemale elukale samuti päris hästi. Nii kummaline kui see ka pole, pakub Seat uut Cuprat vaid DSG robotkastiga. Pean tunnistama, et ma ise selle sõlme suur fänn pole, sest kuigi idee iseenesest on ääretult üllas, tänu topeltsiduritele hoida käikude vahetamise aeg lühike, üleminek sujuv ning kütusekulu madal, siis päris kõikidel mudelitel, kuhu seda pakutakse, pole selle häälestus alati kõige õnnestunum. Tagajärjeks on linnasõidul pöörete hoidmine turboaugus koos kõikide sellest tulenevate jamadega. Siin õnneks suuri probleeme pole, sest mootoril on küljes nii kompressor kui turbiin, seega mis tahes pööretel gaasipedaali vajutades hakkab kostma vaikne urin ning objektid akna taga haistuvad üha kiiremini selja taha. Tegelikult, kui nüüd päris aus olla, siis see urin on petlik ja ei tule mitte mootorist, vaid kõlaritest. Müraisolatsiooni kallal nähakse ju ikka tegelikult päris palju vaeva ning mõttekam on lasta juhil autot nautida just siis, kui ta seda tahab ning stabiilse sõidu ajal võimalikult vaikselt edasi kulgeda. Aga muide, kui käigukang lülitada päris sportrežiimi, siis autole tuleb veel rohkem häält juurde ning terve rida seadeid häälestatakse veelgi sportlikumaks. Eriti on seda tunda gaasipedaali lahti lastes, kui koheselt algab mootoriga pidurdamine. Kolmeukseline sportlik luukpära pole just kõige õigem objekt, kui me räägime praktilisest pereautost. Tegelikult on see suhteliselt egoistikas ja ääretult tehe näide sellest, kuidas oma juhile parimat sõidumõnu pakkuda. Pealegi, kes ei tahaks ikka niisama autos kiirelt sõites kaasa kõlkuda. Aga juht, jah, temale pakutakse kõike. 15 mm võrra madalam vedrustus annab parema juhitavuse, korralikud korvistmed hoiavad teda kinni ning ainus millest ehk puudustunneks oleks rikkalikum varustus. Siin võib öelda, et kõik on olemas, kuigi see vormistus on suhteliselt lakooniline. Aga alumiiniumist pedaalid, valgega viimistletud istmed annavad kohe selgelt mõista, et tegu on millegi enama kui lihtsalt tavalise sõiduautoga. Ja kõik see kokku maksab kõigest 18,500 eurot. Sõiduomadustest rääkides alustagem sellest, et mootor annab välja 180 hobujõudu. Lisaks paaripäevasele proovisõidule saime Cuprat testida ka Audru ringrajal ning minu arvates on see üks väheseid autosid, millega kohe tahaks veel kord tagasi minna. Väikese auto kohta on võimsust piisavalt, kes ei tahaks rohkem, kuid pidurdamine on kiire ja rooli kuuletumine eeskujulik. Lõppkokkuvõttes saame koosluse, millele on suhteliselt raske vastu panna. Viskame pilguga tehniliste andmete tabelisse. Auto pikkuseks öeldakse 4034, laiuseks 1693, kõrguseks 1428 ja telgede vaheks 2469 mm. Rööbe ees on 1465 ja taga 1457 mm. Kütusepaagi maht on 45 liitrit. Pagasiruum on üsna ahtake, mahutab vaid 245 liitrit, kuid istmeid saab proportsioonis 40-60 alla lasta, suurendada ruumi ja mahutada palju pikemaid esemeid. Seati positsioneeritakse kui nooremale ostjaskonnale mõeldud brändi. Kui tunned ennast sellisena ja meeldib üksinda ringi sõita, siis Cupra on sinu auto. Meie kohtume nädala pärast.